Kui me jõudsime Riiga kohale pärast seda suvist ettevalmistust, siis meile tundus koheselt, et me jääme füüsisega alla. Piinlik on rääkida sellest, et meil on 2-3-4 probleemi, mis on aastast aastasse noortekoondiste puhul. Siin aga minust oli U16 koondise juures tänavusel aastal keset nii-öelda ettevalmistust lahkujaid. See on tugev mõttekoht, millest väga rääkida tahad, sest see on valus. 2 päeva enne annab intervjuud, kõik on hästi ja siis ei ole. No sa pead aru saama, et tekitab ju küsimus. Kui ta oleks läbi selle valu ära teinud selle EM-i, kas klubi oleks teda siis nii-öelda selle edasi hoidnud? Ma sa lähed üli detailseks juba siin treenerile pean hakkama helistama varsti. Ei, no sa tegid spordidirektor. Heiko on alustanud juba täna nii-öelda selle tööga, et Henri oleks olemas meil see suvi, mis tuleb. Kas linna peal mingi kõlakas, et see kindlustus ikkagi mingi 50 000 või midagi sellist, see on täitsa loll jutt? Näitab, et midagi me teeme õigesti iseenesest ja sealt on nüüd ka esimesed poisid nii-öelda edasi liikunud. Tere kõigile! Betsafe spordipodcast on tagasi ja septembrikuu, oktoobrikuu alguses räägime mehega, kes suvel oli kindlasti väga hõivatud. Eesti Korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos, tere! Tervist! Ja põhjus sinu kutsumiseks siia on see, et oli korralik korvpallisuvi, väga korralik korvpallisuvi ja nüüd on see läbi ja ilmselt ka mingi kokkuvõtted tehtud. No hakkame kõige kuumemast peale ikkagi Eesti meestekoondis, Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, milline siis kontoripoolne kokkuvõte kõige esmane on? No kõige lihtsam on see, et see eesmärk, mille järgi me läksime, seda me ei täitnud. Oleme teinud järeldused, üritame nüüd kiiresti siin on järgnevat akent saada asja õigele poole liikuma. Eks see suur vaade on kindlasti see Eurobasket 2029, aga et sinna jõuda ja teha oma asjad ära, selle jaoks me peame täna juba kõik muudatused ja nii-öelda asjad ellu viima. Mis siis valesti läks, kui sa ütled, et järgmiseks aknaks, mis on siis see MM-aken, mis algab juba novembrikuus, et asjad kiiresti õigesse suunda saada. Mis see suund, õige suund on ja kuhu me valesti liikusime? Noh jah, see on nüüd nii, et peaks umbes minema ajas 10 aastat tagasi ja võib-olla hakkame sealt noortest pihta, eks ju. Aga ei, meil on meestekoondise tasemel, kui rääkides, siis siin on mingisugused nüansid, nii-öelda, mis vajavad võib-olla veel mõne professionaali abi, et olla mängijatega veel paremini ühel joonel ja kindlasti seal on see teine pool, mida meie alati ei kontrolli, mis on see nii-öelda korvpalliturg siis, mis on ka mingi äri, et kuhu siis mõni mängija maandub ja nii eks ikka peatreener suhtleb, üritab nagu suunata, aga kõik ei ole alati meie otsustada. Mis ametimees puudu jäi? Eks me tahame tuua juurde seda nii-öelda üldkehalise poole pealt veel professionaalsemat mõttemaailma ja siis sinna on lihtsalt vaja juurde, et seda kõiki hallata ka nii-öelda hooaja sees, et täna me oleme, see ei ole üldse halb, ma arvan väga palju baseerume ka nii-öelda Kalev Cramo abimeestel, et aga nad on kõik on kogu aeg nagu töös ja kettas, et meil on vaja lihtsalt natuke uut võib-olla lähenemist, kes ei ole niipidi nagu seotud, et seda on vaja muuta. Ehk siis kui me jõudsime Riiga kohale pärast seda suvist ettevalmistust, siis meile tundus koheselt, et me jääme füüsisega alla. Midagi läks valesti füüsise tegemisel kogu koondise juures? Ei, see ei ole nüüd selle suve probleem. Siin me ikkagi peame minema, nii nagu ma ütlesin, kahjuks tagasi sinna momenti, kui poisid lähevad trenni või teevad oma esimesed koondised, et me peame sealt kogu Eesti korvpalli üldsusena muutma seda laadi ja seda mõtet, et meil on vaja, see on koht, kus meil on kogu juurde panna, et nagu ma olen varem öelnud, et piinlik on rääkida sellest, et meil on 2-3-4 probleemi, mis on aastast aastasse noortekoondiste puhul ja see lõpuks ju kandub üle ka meeste juurde, et teeme need asjad paremaks ja nii-öelda juhtub häid asju. See on päris huvitav, et sa võtsid selle teema täitsa kohe nii-öelda juurteni. Ma arvasin, et me jõuame selle jutu sees nii-öelda nende noortekoondiste juurde, aga hakkame siis sealt poolt minema, et see probleem, ma saan aru, et sinu jaoks on täiesti arusaadav, et me jäämegi juba noorte klassides väga väiksest peale. Me jääme iga aastaga aina rohkem füüsisega maha. Ehk me teeme midagi fundamentaalselt oma noortega valesti. See on arusaadav. Jah, see on nii. Meil ei ole ju mõtet eietada, et Eesti on alati taktikas väga tubli ja meil on siin muid häid mängida läinud tehniliselt paremaks. Aga lihtsalt, kui me tahame ikkagi sinna tippu nagu rühkida, siis me peame kõige lihtsam asi, mida muuta, on tegelikult üldkehaline ettevalmistus. See kõlab võib-olla mingi vana jutuna ja kõik on seda kuulnud, aga meil oleks aeg lihtsalt see suund võtta nii, et me ei räägi sellest, vaid me teeme paremaks.
Ma pean tunnistama, et legendaarne Jaak Salumets helistas mulle Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ajal ja ütles, et kuule vaata, et need mehed ei ole valmis mängima seda mängu. Et kõik ütlevad, et ta on loll, aga tegelikult füüsiliselt need mehed ei ole valmis seda mängu mängima sellel tasemel. Ehk tegelikult Jaagul selles mõttes on olnud ka ju kogu aeg õigus, et me teeme korvpalli, me ei ole korvpallis lollid, kahtlemata mitte, aga lihtsalt see mäng läheb jõuga eest ära. Aga mis see samm siis on, mida korvpalliliit teha saab? Mis see samm siis on? No, kui me räägime noortekoondiste tasemel, siis täna me oleme viimased 5 aastat. Meil on iga nii-öelda EM-ile mineva koondise juures nii-öelda üke-treener olemas, vähemalt poiste poole peal. Tüdrukutel on veel väga pikk samm seal üldse teha, et me jõuaks sinna, et see üke-treener tuleb kohale ja tema nagu ka töö oleks nagu sihipärane, et seal on kordades rohkem vaja tööd teha. Aga tagasisidestamine, koolitused ja lõpuks on see, et kas meie nii-öelda klubid, treenerid tulevad sellega kaasa, et alati ei ole vaja, et sul on saalis üke-treener, kes teeb väga ilusaid asju ja nii edasi, et tegelikult korvpallitreener saab väga palju asju ära teha juba soojenduse sees lastele, et ta oleks ja me liiguks selles õiges suunas, et see on asi, millele me peame rõhku panema, see nii-öelda tulemust me näeme kõige kiiremini tegelikkuses, sest see on lihtne ja loogiline, et ma lähen tugevamaks, kiiremaks, et nii on, aga me peame lihtsalt sellega hakkama toimetama. Kas mu väide, et võib-olla noortetreenerid üldse mitte paha pärast, aga kuna nendega pole seda kunagi nii-öelda täitsa professionaalsel tasemel tehtud, nad ei oskagi tegelikult midagi sellist nõuda, nad ei tea seda. Jah, kindlasti mingis osas on selle koha pealt õigus. Siin Korvpalliliidu poolt me toimetame selle kvaliteedikomisjoniga ka, et seal oleme andnud ka neid sammu soovitusi, et korvpallitreener tegelikult võiks saata täitsa rahulikult erinevatele koolitustele, mis on suunatud nii-öelda üldkehalise ettevalmistuse peale, et neil oleks võimalik implementeerida oma treeningutes seda. See annab juba lapsele nii palju juurde, on vähem vigastusi kõik asju, et see lõpuks on kõik loogiline, et olles ringi liikunud siin erinevate noortekoondistega ise, kui klubi tasandil treener olin, siis on täiesti okei, kui ma ei tea, kõik võib-olla teavad, on see Eibel, on see BBL, mida noored täna mängivad, et on see Soome, kes tegi tegelikult väga tugev eduloo praegu. Nende noorte võistkonnad, sellised tublimad on päevas on 2 mängu, enne igat mängu võetakse niuke 15 mintsa, tehakse kindlad tugiharjutused, mis on siis tegelikult suunatud sinna, et mida nad siis täna sooritasid seal Eurobasketil. Et okei, seal on, see pusle on tegelikult väga suur, et kuidas see tulemus lõpuks tuleb, eks see ei ole see, et ma teen 15 minutit tugiharjutusi ja ma olen Euroopa 4, eks ju, et võib-olla seal on vaja veel väga palju õnnestumisi, aga see on nagu üks asi, mis on see spordi pikaajalisus nii-öelda. See on huvitav, et see praegu nagu üles tuleb, et nüüd kui tegelikult meil noortekoondised, ütleme põrusid, U16 läks A-divisionis peale, kukkus sealt välja, said 1 võidu ja ütleme, just võrdleme ainult meie naabritega, Leedu ja Läti, kes sellel turniiril olid, okei, Leedu põrus ka, aga Leedu U16 jõudis finaali, aga et Leedu ja Läti, nad olid ikkagi just selle füüsisega täitsa teises maailmas. No seal on gabariidid on teised, füüsise tase on teine, teisalt selle jälle konkurents loob juba sellise olukorra, kus sa pead nii-öelda pidevalt tööd tegema, et pildis olla. Meil siin võib jääda varem mulje ja ma arvan, et isegi tegelikult jääbki, et kui ma olen ikkagi Eesti meistri, siis Euroopa võitmesse selle paned, siis kahjuks sellega seal uksi ei ava. Sama vaatasin U18 B-divisionis tublid poisid tõusid A-divisioni, aga täpselt sama jäi silma, kui ma panin võrdluseks A-divisioni mängud ja mõtlesin, et Eesti koondis mängib seal, ega see seis on täpselt samasugune. Aga me tahame ikkagi olla A-divisioni sats igas vanuseklassis. No muidugi, siin on ju erinevaid lugusid räägitud, et oleme B-divisionis, arendame mängijaid, legendaarne Märt Kerman on öelnud, et me peame õpetama need poisid ka võitma kunagi ja õigel tasemel, et see ei ole üldse vale tähelepanek ja teisest küljest võtame siis nii, et noore mängija areng on 12 kuud, et ärme nüüd tee niimoodi, et tõstame selle mängija koondisesse, kes siis on mingi 40-50 päeva töös, et siis treener peab seal tegema nüüd imelugusid, et tegelikult me peame kõik klubi tasandile viima. Just, et me peame kõik koos seal liikuma edasi ja tegema seda paremaks, sest et
käies ja olles kohal noortekoondise treeneritel, me ei saa öelda, et seal hakkab hommikul kell 9 hakkab taktika pihta ja siis augustil 22 tulen koju tagasi, ma olen taktikat teinud. Ilmselgelt on see suunatud ikkagi mängi arenguks ja sul on koos seal Eesti parimad. Tegelikult tahaks, et oleks isegi absoluutselt kõik seal kogu aeg kohal. Et see on ka niuke teema, mida me, kui me tahame saavutada häid asju, siis seda mentaliteeti tuleb ka muuta, aga see hakkab ka klubi tasandilt. Et see koondis on ülioluline, kus ma võiksin kohal olla. Näed sa täna praegu hetkel, jääme korra selle füüsise juurde edasi, näed sa täna hetkel, et klubid ise tahavad kaasa tulla, klubid on nende jaoks teadvustanud selle probleemi, et kurat, see nii ongi. Need klubid, kes käivad seda Eiblit mängimas, need, kes käivad seda PBBL-i mängimas, nad ju näevad igapäevaselt seda, et tegelikult probleem on olemas. Teadvustavad nad seda? Ikka, tegelikult meil on ka väga tublisid klubisid, kes panevad rõhku sinna sellesse tegevusse. Lihtsalt ongi see, et see muudatus peab toimuma nagu kiiremini ja rohkem nagu laiapinnalisemalt. Me ei saa ainult loota, et meil 3-4 tükki õudselt rühivad. Tegelikult on vaja rääkida ikkagi üldisest mentaliteedi muutusest, et siis me näeme ka neid positiivseid lahendusi palju kiiremini. Läheme edasi selle U20-ga, mis tegelikult oli vist ikkagi katastroof, ütleme otse selle ära. U20 B-divisionis edestas Gruusiat ja Albaaniat, olles siis 19. kohal. Ja neid mänge vaadates, siis ma päris täpselt ikkagi aru ei saanud, mis asi see nüüd oli. No, ütleme number 1 on see, et... Ärme räägi puudujatest. Ei, koondise särk oli seljas. Võtame selle niimoodi siis, et see ongi meie reaalsus, kui me lähme vanuseklasside kaupa, meil ei ole nii palju seda kvaliteeti igas aastakäigus, et me saaksime sõita seal A-divisjoni piirimail kuskil, et see on mingid vanused, sünniaastad, kus lihtsalt ei ole seda mingi aeg analüüsisime ka, vaatsime, et... Ometi seal ju mängisid ikkagi meie meistriliiga meeskondade nii-öelda pingimehed ikkagi, kes peavad täna ennast ju korvpalluriks. Ja kindlasti see on meie niuke Eesti seis, et kindlasti oleks palju paremas olukord, kui nad oleks 15-20 minuti mehed seal ja kandvas rollis, et see ongi niuke moment jälle, et lätlastega oleme seda teemat nagu puudutanud, nemad on tegelikult täpselt samasuguses seisus ka ära käinud nii-öelda sinna aastaid tagasi, et noh... Aga ka välja tulnud. See on jälle niimoodi, et jube lihtne on alati rääkida asjadest, mis on nagu edukad, et siis ma võin öelda, et kõik, mis tegime, toimis hästi, aga nende väide oli see, et välismängijate valikul ei võetud nii-öelda kohe sinna, ütleme siis sellel positsioonile, kus on see U18, U20 koondise mängija, ei võetud seda välismaalast, et võeti kuhu kõrval, kes siis toetaks selle mängija justkui nagu arengut. See tundub jube ilus lugu, aga natuke kui süveneda siin ja Juris Umbraskaga mingi moment suhtluses olnud, siis ta natuke ise nagu nad toetavad ka seda juttu. Aga ma ei ütle, et see kõik nii ilus on, aga see on läinud nagu sealt, et neil mängivad rohkem, kas see on kunstlikult tekitatud või see mänguaeg tekitatud, teenitakse välja, seda sisu me ju ei näe, aga vähemalt jutt on selline. Ja ütleme sellises Kuja näitel saab öelda, et oli ju nagu edulugu peaaegu koondises ka olemas, et täiesti tavaline rea mängumees, kes on ennast nii-öelda üles mänginud. Just. Saab näha seda. See hakkab peale, me arvame, me näeme mõned uued nimed näeme taas jälle ära, kes sealt tulevad. Meil kahjuks ikkagi me kogu aeg räägime sellest, et äkki saavad paar minutit väljakule. Ja seda tuleb muuta, aga seal tihtipeale on ka selles samas mängijas endas see väga palju kinni, et eks meil on ju see ka, et meil, mitte see ei ole jälle meie probleem, see on kogu Euroopa mure, on see juba USA suund ja siis on see Euroopa küsimus, et kuhu me lähme, kui teadlikult me mingeid otsuseid teeme, see kõik ju tegelikult ka mõjutab, et see lätlastel on see mängijate hulk on suurem, mingi osa jääb koju, mingi osa läheb välja, eks ju, siis kui me võtame meil nagu selle ümber, et kui sul paljud noored lähevad nagu varakult ära, ega meil nendele koduklubidele ei jäägi nii-öelda midagi siin võib-olla pihku lõpuks, aga see ongi jälle see teine teema, et seal on ka nii-öelda võib analüüsi koht, et mida me saame teha, et kõik kergekäeliselt ei paneks minema, aga jällegi see, et kui ma olen 14 aastane, mulle pakutakse profileiba, ma hakkan 2 korda päevas treenima, kool on nagu niuke sekundaarne, siis ma tahaks näha seda 14 aastast, kes ütleb ei. No seal on ikkagi ilmselt natuke vanemate
juttu ka veel juures, aga ma ikka seda hariduse teemat ikkagi kõrvale ei lükkaks. Samas ei tohigi. Ei tohigi lükata. Samas võib-olla ei läheks ka ära, kui ikkagi pakutakse väga professionaalset igal tasandil klubi tööd. Ei, seal on kindlad põhjused kindlasti olemas, miks neid asju juhtub. Miks juhtub nii, et mulle kuidagi jäi see suvi, seda on eelnevatelt räägitud mõnel suvel, aga see suvi kuidagi eriti jäi silma, et mulle tundub, et meil koondise särgi au või selline nagu, kuidas ma ütlen sulle, et ma olen koondis, ma olen koondise liige, et me päriselt teadvusta ikkagi seda, kui kõva asi see tegelikult on, võrreldes eriti võib-olla mõne naaberriigi koondisega. No, jah, see on nagu probleem. Teisest küljest on see jällegi see sama, et me alati tahame nagu seal üleval tipus nagu vaadata Eesti mõistes, et mis see mure nagu on, aga mina tulen kogu aeg siin nagu tagasi sinna sammusesse, et need noorte tasemel, et kui auasi see on, kuidas suuname tuleb, kindlasti see tuleb kodust, küsimus on see koduklubi teema. No, mina väga nagu üritan seista selle eest, et ma teen neid telefonikõnesid, kui keegi siin annab teada, et ta mingil X põhjusel loobub ka noortekoondise tasemel, et seletada, mis asi see nagu on. Ja lõpuks ka see, et mängijad CV-s, et kui ma olen koondise mängija või kui ma ei ole, siis lõpuks minu hinnalipik, kui ma kunagi jõuan sinna, et läheb ostuks müügiks, siis tegelikult see on nagu kõrgem, et erinevate agentidega suheldes kõik ju ka seda kinnitavad, et lihtsalt jälle me peame suutma nende mängijate, kes lähevad, lendavad siit pesast välja, nendega nagu kontakti hoida, aga see ongi see, et kui ta sul on 300 päeva, on teises keskkonnas, sa iga päev ju helistad talle, küsid, kuidas sul läheb, et tundub nagu lõpuks nagu totter, et eks see asi tuleb teha juba noorest peale ära. Ometi, paranda kui ma eksin, aga minust oli U16 koondise juures tänavusel aastal keset nii-öelda ettevalmistust lahkujaid. Jah, meil oli kokku 4 mängumeest, mis tekitab ikkagi väga suurt sellist trotsi. 4 meest, kes valiti välja, kes oleks põhimõtteliselt olnud nii-öelda koondise mehed. 4-3 jah, oli sellised. Ja, mis see põhjus oli? No kõigil on omad mingid põhjused, et kellel on motivatsiooni vähe, kes tahab individuaalset tööd teha, et see ei jookse nagu kokku sellega, et mul on võimalik minna Euroopa absoluutse tipuga nii-öelda proovima seda ja seal oli ka see aspekt veel, et me teeme siin ajas ka erinevaid ju kokkuleppeid, et me saame aru, kui kellelgi ongi reaalselt vaja midagi ju teha, mis on seotud nagu spordiga või teine asi see, kui sa oled nagu vigastatud, ega me ju ka analüüsime, meil on arstid, kõik jutud, eks ju, aga lihtsalt, et see küsimus tulla ongi raske, kui me nii-öelda elame läbi kõik selle negatiivsed kogemused, see lõpuks tuleb sulle ka kunagi ju kasuks nii-öelda sportlasteel, et ega see sama Soome näide, ega need U16 A-division, U17 MM-id, U18 A-divisionid ja lõpuks on see U20, lõpuks on universiaadikondis, ega need mängijad ei ole jõudnud sinna nagu juhuslikult ja see ei ole ka ainult nagu koondise töö, vaid see ongi järjepidev areng ja see ongi see, et ma olen see protsessi osa, et kui sa nagu mõtled, et ma peaks võib-olla suvel 2 kuud puhkama, siis see ei ole tippspordi osa, siis see jääbki niisuguseks fun and games. Ehk siis me kutsume täna vendi koondisesse, kes lihtsalt suvalisel hetkel tõstavad mütsi, ütleb, mulle see ei meeldi ja ma lähengi minema ja nii see ongi, me ei saagi mitte, nii ongi. No eks me ikka tegeleme sellega ja me tegeleme sellega niisuguse natuke klubijuhi tasandil ka selle asjadega, et me päris nagu kedagi ju tühistada ei saa, meid ei ole esiteks nii palju, mingid erinevad põhjused, me peame arvestama, alati on niimoodi, et ei ole sul mingid mängeid, siis mulle tuuakse Luka Doncic'i näide, et kuidas tema üldse noortekoondistesse käinud on, aga see on nagu absoluutne maailma tipp, ja täna ta on nagu kogu aeg kohal, meil ei ole midagi nagu rääkida, et ikkagi kui me oleme väike riik, meid on vähe, kui me tahame midagi saavutada, me peame kokku hoidma, kui on muresid, meil saame need asjad nagu lahendatud, aga selline nagu kergekäeliselt mingi otsuste tegemine, siis sama U16 koondis, ma arvan, nende mängijate olemusolul oleks jäänud püsima. Aga ei jäänud? Ei jäänud, aga see on reaalsus. Selles mõttes ma ei taha eietada, aga see on tugev mõttekoht, millest väga rääkida tahad, sest see on valus, sest see tekitab emotsioone, aga meil ei ole võimalik muud moodi eksisteerida ja kui ma võtan lõpuks Bosnia-Hertsegoviina treeneri sõnavõtud peale EM-i, ma arvan, kui Eestis mõni treener sellise sõnavõttu teeksin nende mängijate suunas, kes koondisse ei jõua, siis meil ei oleks ühtegi koondist.
Läheme vaikselt sinna meestekoondise juurde ka selle mõttega, et ka sealt oli meil lahku ja noh, mingis mõttes palju räägitud teema, mingis mõttes ikkagi nagu natuke arusaamatu teema ehk Maik-Kalev Kotsari juurde ikkagi tahan jõuda. Kuidas teie sellest teada saite, et ta minema läheb koondise juurest? Mismoodi see protsess kõigepealt välja nägi? No eks mina saingi teada nii-öelda esimesena ja siin ei ole mingisugust konspiratsiooni või mingit hullut draamat taga, et kõik tegelikkuses rulluski täpselt lahti nii, et see õlamure on olnud siin, ma arvan, Maik oleks kõige õigem vastama, aga ma julgeks öelda mingi 3 aastat, võib-olla rohkem. Me olemegi toimetanud sellega, kui ta on olnud korvpalli kodus meil koondise juures, teinud neid rutiinseid MRT-sid, seesama, mis ka Priit Leismet siin välja tõi, et sellega pidevalt tegeldi, üritati nii, et olukord parandada. Kui seda 3 aastat nagu tegeleti, et siis kuidas ta nagu nädal aega ennem turniiri ikkagi lõpuks läks niimoodi, et nüüd on kõik, et enam ei saa? No see MRT tulemus ikkagi oli selline, mis andis selge vastuse, et see laabrum, ma jään siis selle kõik detailid, mis seal, kuidas ta liikuma paneb selle õla ja mis seal kõik on, et jään võlgu, aga see on täitsa katki ja noh, siin ongi tuleb austada ka mängija nii-öelda otsuseid, et eks tema vaatab ka oma karjääri. Ma arvan, et selle Eurobasketi järgselt Eesti korvpall ära ei lõppe, pigem läheb see nagu edasi ja Maiki on meil ka edaspidi vaja, et Maiki ei ole kindlasti mängumees, kes umbes, et noh, ta on alati nii palju olemas, kui ta vähegi saab ja kui ta on terve. Selle kohta ma ei vaidle. Minu asi lihtsalt on selles mõttes nagu küsida, et see tundus nagu, kui me teadsime, et see mure on 3 aastat on sellega tegeletud, ja siis on juba koondise suvi käinud, kontrollmänge on juba mängitud ja kõik on nagu 2 päeva enne annab intervjuud, kõik on hästi ja siis ei ole. No sa pead aru saama, et tekitabki küsimusi. Ei, ta tekitabki, aga kui me võtame... Ja võibolla, aga kui see MRT oleks tehtud siis kohe kevadel või nii-öelda suve hakul, kui ta siia tuli koondise juurde, äkki oleks jõudnud veel midagi nagu ümber mängida siis ka nii-öelda koondise meeste valikus või kuidagi sellist? Eks treeneritel olid tegelikult need kõik asjad seal peas läbi mängitud. Nii-öelda, et ei olnud mingisugust, seda momenti ei olnud, et keegi oleks jäänud sellepärast nüüd kutsumata või midagi tegemata, et pigem see MRT vajadus ikkagi oli Maigi enda selge soov, et seda on vaja teha, et see ikkagi teeb muret, piinab ja see tulemus kindlasti ei olnud selline, mida mängija nagu ootas ja veel vähem nagu koondis ootas. Aga noh, lõpuks see koondise esindamine on nagu vabatahtlik ka, et me ei tohi seda nagu unustada. Teisest küljest tema mängija karjääril on ikkagi väga palju aastaid veel minna, et ma ei tahaks seda mängida sellises võtmes, et nüüd umbes see otsus oli tehtud teadlikult nii, et pigem ma arvan, Maik on ülejäänud koondise momendid meil olemas ja annab endast nagu parima. Teeme sellega selleks. See ei olnud ei klubi otsus, ehk siis Yokohama otsus. See ei olnud Eesti koondise kahtlemata otsus, et ta ära tule mängima. See oli ikkagi Maigi enda otsus. Ma ei mängi seda EM-finaalturniiri ja ma lähen 6 aega või 1,5 kuud hiljem pärast EM-finaalturniiri lõppu lähen lõikusele. Et ta, ütleme nii, et kui oleks nagu suurelt soovinud, ta oleks saanud selle EM-finaalturniiri kaasa mängida või mitte? Siin nüüd on nüansid, mis puudutavad juba lepingut tegelikult, et need numbrid on kindlasti väga suured, millest me Eesti mõistes räägime ja ma ei oska sellele vastata, kas ta nüüd, kui ta oleks läbi selle valu ära teinud selle EM-i, kas klubi oleks teda siis nii-öelda selle edasi hoidnud, et see on nagu see põhiküsimus ja meil ei oleks olnud võimalik Maikiga FIBA selle palgakindlustusega aidata, sest tegu ei ole nagu õnnetusjuhtumiga, vaid see on puhtalt nagu ajas tekkinud ülekoormusvigastus ja see on nagu asi, mis pani kindlasti mõtlema, sest et tal on praeguses seisus võimalik veel pikendada seda lepingut ka järgmisse aastaga, eks need kõik nüansid loevad siin, et lõppkokkuvõttes tema otsus ei tekkinud ju nii, et klubi ei olnud seal kaasatud, sest see ei ole reaalne, et klubi oleks lihtsalt siis ju teda ainuisiklusest otsuse öelnud, et siis sa ei pea ju võib-olla siin ka olema. No sa oled iga päev olid koondise juures hommikust õhtuni ja öösel ka. Kuidas see ikkagi nagu mõjus meeskonnale? Kindlasti oli raske alguses, seda oli tunda, trenni õhkkonnas oli tunda. Mingid päevad me kannatasime ära seal, menetlesime seda niukses treenerite keskkonnas ja lõpuks ma arvan 3-4 päeva hiljem tegime otsuse,
et sellest ei räägi rohkem, see ei aita meid, meil hetkel ei ole midagi teha. Me olime selle Jaapani Yokohamaga olime nagu nii suhtluses kogu aeg, me teadsime, mis nagu toimub, lihtsalt oli see, et see olukord nagu venis, tegime otsuse, et ei menetle mängijatega, leppisime kokku, et olukord on selline. Kõik küsimused vastuste voor jäi nagu minu peale, siis natuke peale seda see asi hakkas nagu paremaks minema, aga kindlasti ta jälje jättis, et see ikkagi Maigi roll oli ikkagi oluline. Käime kõik need jutud üle, mis siin räägitud suvel pärast seda kõike on. Rauno Nurgeri koosseisu kutsumine toimus, aga Nurger ise ütles ei. Heiko rääkis, jah, on suhtlus oli ja võtame siis nii, et Rauno vastus, ma arvan, on täiesti okei, teades, kui palju vajab ta nii-öelda eri ettevalmistust nii-öelda hooajaks ja see ei ole nii lihtne, et ma nüüd tulen ja lähen, et eks Rauno teab ise väga hästi, miks see vastus selline on. Võttes veel, et meil läksid koondisega kaasa mängijad, kes ikkagi terveks ei saanud, et võtame järgmised nimed Tartu poole pealt, Paasoja, Karl-Johan Lips, kas nad üldse käisid nii-öelda, miks meil jäi tegelikult see suvine nii-öelda koondise koosseis nii väikseks, et oleks võib-olla äkki saanud mõned mehed rohkem kaasa võtta ja nii-öelda siis konkurentsi tekitada? No, ma sa lähed ülidetailseks juba siin, ma treenerile pean hakkama helistama varsti. Ei, sa oled spordidirektor, sa oled kõigiga nendega rääkinud. Ei, seda küll, aga lõpuks on see koondise mängijate ring on puhas treenerite otsus ka nii-öelda, et mis ma sinna kaasan ja muidugi peab vaatama ka mängijate tüpaaže, et meil osade puhul on väga palju sarnaseid mängijaid nii-öelda ja siis seal tulebki teha nagu valik, see kindlasti kõigile ei meeldi, võib-olla oleks keegi teine neid valikuid teinud, oleks teistsugune see koosseis olnud ja lõpuks eks nad üritavad ka niipidi vaadata, et tuleviku vaates, et tahaks hoida seda nagu nooremat verd seal sees ja mis puudutabki, ütleme tagamängite osa, siis Rosenthalil tegelikult see esimene tsüklist oli väga positiivne, ta tuli väga jõudsalt ja väga kiiresti, aga siis need mõned tagasilöid, kus põlv hakkas nagu tunda andma, siis oligi see, et jäi nii-öelda see lõppliif andmata, aga lõpuks oli treenerite otsus, et sellise koosseisiga läheme. Meil oli ju, kuna oli Lätis EM, et meil oli võimalik selle ju 20 pluss nimega roteeruda seal kuni technical meetinguni nii-öelda, see on siis päev enne esimest ametlikku mängu, et aga sellise otsuse me tegime ja sellega me peame elama, nii et ega on nii nagu on. Ma mõtlen tagantjärgi tarkusena, oleks võinud teha mingid otsused teistmoodi. Otsused on muidugi tehtud tagasi, seda ei taha, aga ikkagi tagantjärgi tarkusena. Kui me läheme vastu 4 aasta pärast võib-olla uuele turniiril, mitte võib-olla päris kindlasti läheme uuele turniiri vastu. No mina ütlen, et need õppimise koht. Valikud, mis tehti, jah, alati võib seda ringi nagu suurendada. Küsimus on alati ka selles, et kas see annab selle positiivse nihke nii. Hoida koosseisu nooremana mõeldes tuleviku peale. Me ei ole näinud koondise eest mängimas 2 finaalturniiril nüüd juba tegelikult äkki oleks võinud mängida, võttes eriti soomlaste Miika Muurineni nii-öelda näite, siis Veesaar ei ole meil 2 finaalturniiril koondist üldse esindanudki. Läheme selle Ameerika poole peale, mis sulle, ma saan aru, peavalu valmistab, aga kas peab valmistama? Esiteks on üks küsimus, aga võtame selle Veesaare, et kui kaugele tema jäi sellel aastal koondisest? Ikkagi jäi kaugele. Seal suhtlus oli, kuni mingi momendini oli, Heiko pidas ise seda suhtlust nii-öelda, et see oli olemas, aga mingit konkreetsust ei olnud ikkagi, et meie käed jäävad lühikeseks seal maal. Küsimus on ka selles, et ei ole võimalik kindlustada nii-öelda neid hüper-nill-lepinguid nii-öelda meie Eesti mõistes seal rääkida sellest, et me kindlustame selle õppemaksu ära, mis seal koolis on, see ei vääri kindlasti nagu mingisugust isegi märkimist ja teisest küljest ongi, et need ülikooli vahetused tekitavad päris palju nii-öelda keerukusi ka meile, sest
Arizonas, kui Jukka veel oli siin, oli käidud nii-öelda, kuidas ma ütlen, rada on nagu sees, sul on võimalik seal kellegi käest uurida, mis need võimalused on. Ja nüüd, kui sa vahetad seda ülikooli, ütleme siin hooaja lõpus, siis need varasemad kontaktid ei maksa mitte midagi, sest see North Carolina on täitsa uus keskkond. Seal oled teiste nii-öelda ka mõjuväljas ka. Samas võin paralleeli tuua U20 koondisest, meil jäi ka üks mängija kõrvale, kus ülikool ütles ülikonkreetselt, et lähed, otsi uus ülikool, kõik. Noh, nii lihtne ongi. FIBA käed on lühikesed, seal me midagi teha ei saa, sellega tegeldakse, aga lõpuks õppimise koht jälle. Nüüd proovime nii korraldada, et meie siis inimene käib ära seal USAs koha peal, loob need kontaktid. Kes see on? Suure tõenäosusega saab see Kangur olevat. Et loodame, et see asjad kõik ka nii jooksevad, et mõtted on hetkel sellised ja siis Heiko on alustanud juba täna nii-öelda selle tööga, et Henri oleks olemas meil see suvi, mis tuleb. Tuleval suvel? Jah. Gerg Risa? Gerriga on, ma arvan, Heiko oli isegi veel rohkem suhtlust olnud kui Henriga, aga Gerri puhul on ikkagi see, et tema need vigastused siin lõpus, siin oli mingi jutt, et ta käis veel suvel mingisugust väikest oppi tegemas, et need kõik... Käis siin Eestis tegemas? Ei, ta oli seal koha peal nii-öelda. Aga need on kõik niisugune jututasand, et lõpuks kui nii-öelda jutt konkreetseks läks, siis ega ülikooli poolt mingit rohelist tuld ei ole tulnud. Et see ongi see, et kõigil on nagu tore ja lihtne öelda, et miks sa ei pane lepingusse sisse, miks sa ei tee teist ja kolmandat. Samas keegi ei oska nagu seda suunda ka vaadata, et kui palju mängijaid sealt poolt nagu surutakse, et mis on sinu üldse võimalused. Et kui me võtame Soome Miro Title, kõik näitavad siin, et näed, tema oli kohal. Põhimõtteliselt ikkagi mingis mõttes oli suunanäitaja. Ei muidugi, aga kui sul ema ongi nagu Soome korvpalliliidu peasekretär, siis ma arvan, see vastust eid vist ei eksisteeri nagu. Et nii see nagu ongi aga me peame selles suunas tööd tegema, seal aina rohkem noori läheb sinna. Kas linna peal mingi kõlakas, et see kindlustus ikkagi mingi 50 000 või midagi sellist, see on täitsa loll jutt? Ei, seda lepinguid täna keegi siin kindlustada ei võta. On soovitatud üldse, et pöörduge USAs olevate kindlustusfirmade poole. Aga ma just mõtlengi, et seal riigis kindlustatakse ju ikkagi kõik kassi-karvad ka nagu vaja on. Jaa, aga seda kellelgi nagu mingit positiivset edulugu sellega ei ole näidata. Et see on lõpuks risk, et see, kui me räägime mingisugust name, image, like contractist, siis me ikkagi räägime nagu sponsorlepingust, eks ju, ja siis lõpuks kas sponsorleping ütleb sulle, et sa pead olema terve või katki, et sa selle raha saad, need on kõik nii hall ala, et täna meil ei ole sinna kõrvale midagi panna ja kui FIBA juristide meeskond ei ole leidnud selle lahendust, siis ma arvan, et Euroopa alaliitudest meil on nagu keeruline leida, et sealt tuleb keegi jurist ja leiab kõik lahendused, kuidas seda kindlustada, kuidas see oleks nagu kõigile vastuvõetav, et pigem on ikkagi küsimus tahtes, kas USA korvpalli suund üldse väärtustab seda Euroopat või mitte. Sest täna on ikkagi see, et kui noor mängija läheb Euroopast USAsse, siis selle jaoks Euroopa-sisestel liikumisel on letter of clearance. See annab siis nagu nii-öelda loa, et sa saad minna, sul on teises klubis kõik hästi või isegi kui hästi ei ole, siis see üleminek antakse, aga siis kõik vaidlused lahendatakse kohtus. Aga USAsse minnes seda letter of clearance'it ei liigu, ehk siis sa kaod ära Euroopa korvpalli mõistes. Aga teine naljaks on see, et kui ma olen ülikool lõpetanud, ma tulen tagasi, siis ma pean võtma selle letter of clearance USA ülikoolist, et ma ei oleks seotud mingisuguse gambling probleemidega, mingisuguse jamaga, kõik need asjad nagu, et see ongi nagu nüüd see, mida üritab FIBA siin tohutult lahendada, aga neil ei ole täna veel lahendusi. Mul on mingi 4-leheküljeline e-mail umbes FIBalt, et mida võiks teha, et mängijad oleks nagu ette valmistatud, kui nad lähevad USAsse, aga täna me kõiki neid aspekte juba nagu täidame, aga lihtsalt seda seal ei ole, et kuidas siis me selle mängi kätte saame. Et väikse riigina me saame kõige rohkem pihta, kui mingid mängijad koondisse ei tule sealt maalt. Oled sa suurem riik, sa saad ka pihta, aga see ei ole nii valus lihtsalt. Seda ma mõtlengi, et võib-olla FIBA ikkagi selle asjaga ei tegele. Et kui meil on äkki mõni
korvpallihuviline advokaat või jurist, et äkki ikkagi süveneks sellesse süsteemi ja äkki on ikkagi mingid konksud olemas. Mulle tundub, kõlab see täiesti uskumatult, et USAs ei kindlustata midagi ära. No ma selles mõttes, et seal on nagu see teema ka, et FIBal nii-öelda on esiteks number 1 probleem on see, et NCAA ei ole nagu NBA põhimõtteliselt, et sa kirjutad see NBA headquarters'e ja siis sul tuleb sealt vastused. NBA-ga on täna lihtsam suhelda kui NCAA-ga, see on nagu nii killustunud, et ja nad ei ole väga huvitatud ka seal suures suhtlusest. Neil ongi tegelikult, ma arvan, mugav, kui see mängija nagu tuleb sinna, see on nagu nende kontrolli all, et ükski FIBA regulatsioon ka ju ei mõjuta, et kui mul on Euroopas see, et mängija mingil põhjusel koondisse ei tule, see peab olema nagu meditsiiniline põhjus või ükskõik mis, et aga mul on võimalik ta kutsuda koondise aknasse, me saame teha talle nii-öelda meditsiinikontrolli, näiteks kui öeldakse on vigastatud ja kui me jõuame samal järeldusel, siis on selge, et ta ei tule, eks, aga USA puhul no ei ole, see on puhtalt nii-öelda, kas on see ülikooli treener, kellega peab olema hea suhe, et üldse võiks midagi sellist juhtuda, aga üldjoontes see on ikkagi väga keeruline. Aga miks sa oled selle USA nii-öelda suures plaanis USA vastu? Vaata nüüd praegu, Tartu meeskonnas alustab 2 USAst tagasi tulnud meest. Saar ja Ilver, eks. Tore ju. Ei, ma ei ole selle vastu, esiteks, aga küsimus on lihtsalt see, et kui me laseme kõigil niimoodi vabalt nagu ära minna, ega siis lõpuks meil lihtsalt praegu see tendents on ulme, kui me võtan U18 koondise poisid täna siis, kes nüüd seal EM-iga nii-öelda seotud sel suvel, seal on 7-8 nime, kes liiguvad keskkoolidesse. Keskkooliturg on veel hullem, et seda me tunneme veel vähem. Ja nad võivad minna, kui nad tulevad tagasi, esindavad koondist, kõik on ju kõigil tore, kui ta annab meie korvpalli mida tagasi, aga seal tekib see pikk lõtk või auk, kus meil ei ole neid mängijaid. See on see murekoht, et kui nad oleks meil kogu aeg nii-öelda olemas, kätte saadavad, aga ja alati garanteeriga USA, et tast tuleb ju... No mingis mõttes näitab see siis hoopis super meie noorte tööd, kui meil ikkagi 10 kaupa neid sinna ikkagi läheb ja neile leitakse. No see ei ole alati nii ilus, et kindlasti jah, räägitakse nendest Tuhkatrina lugudest, et kuidas kõik lähevad ja kõik tahavad, aga väga paljud ostavad ka ise endale sinna koha, et sellest me ei taha üldse rääkida. Et see on nagu reaalsus ja kes ei tahaks sinna minna, kui sul on võimalik, et oled selline U20 koondise keskpärane vend, sul võib olla sissetulek selline võib-olla $10,000 kuus, et kõik hakkavad ju sinna poole tahtma, et aga küsimus see, et kas see keskkond, kus nad on, et kas see on nagu nende jaoks arendav, see on nagu teine teemast, neid prep-koole, mis ülikooliks on ette valmistatud, on väga palju tekkinud. Saades nende kohta tagasi, et siis ikkagi öeldakse, et sinna ei tasuks minna, aga meie noor ikka läheb, sest ta ju järgneb oma unistusele. Väga keeruline on ka, ma ei ütle, et sinna ei peaks minema, ma ei saa ju kätte ette panna, inimene unistab, see on seotud ju lõpuks haridusega, kui ta läheb sinna ülikooli, ta saab oma hariduse kätte, see on kõvem diplom võib-olla, kui ta siin saaks. No mulle kõrvalt vaatana tundub, et see on igal juhul parem lahendus, kui minna mingitesse, ütleme, pehmeldööst täitsa suvalistesse Itaalia akadeemiatesse, kuhu vahepeal ju joosti ka tormi. Nüüd me vist sellest nagu aru saanud, et äkki sinna igale poole pole mõtet kohvrit maha panna? No see on nii ja naa, et eks mingi oleneb veel aastakäikudest, et kus on seal tublimad poisid, seda rohkem seda liikumist nagu on, aga Itaalia koondise, noortekoondise treener siin ütles ise ka, see suvi, see info tuli läbi Kanguri, et tegelikult nende enda noorte korvpall on päris keerulises seisus, et nad on isegi sellest aru saanud, nad on mures nagu, et kas Itaaliat kohe valida, see on nagu teine teema, aga jällegi me jõuame konkurentsini. See konkurents on nii palju kõrgem, seal on ka see tase kõrgem, eks ju. Nüüd ongi jälle, et mis me siin nagu vastu pakkuda on. See ongi see küsimus, et kui me oma korvpallitaset suudame siin noorte tasandil nagu tõsta, siis on ka vähem liikumisi, ma arvan. Noorte tasandil korvpallitaset tõsta, eluaegne jutt Audentes. Ma tean, et sa oled sinna palju nii-öelda ressurssi ja hinge pannud, aga kuidagi ikka, ta vist veel ei ole päris see, nagu sa tahaksid. Me ei saa sinna paremaid poegi kokku ja tundub, et vist ei hakkagi saama. Me oleme leidnud, hetkel tundub, see on jälle niisugune mõnus sõna, tundub, et mingisugune niši korvpalliturul, et on vaheetapp. Sinna see nagu kunagi oli, et sa läksid 9. või 10. klassis ja põrutasid 12. klassini välja, siis see ei tööta. Pigem me pakume nagu niukest, kes on siis need perspektiivikamad, et sellist nagu
profi korvpalluri esimesi nii-öelda vilju, kus ta siis kohaneb, õpib, treenib, valmistab ennast ette, liigutatakse edasi. See on nagu selline praegu meile tundub, et niuke abikäsi, mida me saame nagu pakkuda, et me saime siin eelmise 24 suve lõpul, ütleme kuskil pool U16 koondist, kes tõusis A-divisjoni, liikus Audentse spordigümnaasiumisse, mis tegelikult näitab, et midagi me teeme õigesti iseenesest. Ja sealt on nüüd ka esimesed poisid nii-öelda edasi liikunud. Viska mõned nimed? Me ei taha neid nimesid visata, sest meie üks Eesti spordiajakirjanduse suur probleem on, et kõik on meil 16-aastaselt ilged suured ootused ja siis lõpuks, kui jõuab see meestekoondise aeg kätte, siis on nagu natuke keeruline võib-olla. Aga on neid nimesid küll, kes siin on tublimad. Ehk siis, et Audentese pealt nii-öelda tõusevad... Ei, ma ei ütle, et ainult Audentese pealt. Lõpuks me peame väärtustama neid koduklubisid ja treenerid, kes on need poisid sinna tasemele nagu viinud, et nendest on üldse need talendid on üles leitud ja nendega on tööd tehtud, siis meie pakume seda järgmist sammu, et see, ütleme, Siim-Martin Saadi on täna siis USAs meil, tema on sealt tulnud nii-öelda kunagisest Nord spordiklubist, siis ta on nii-öelda Audentese läbi käinud peaaegu lõpuni välja, seal viimases klassis läks prep school'i, et tema nagu tagasiside on olnud nagu positiivne, ütleb, et see, mis me nagu teeme, see on, ütleme, sarnane, mis seal USAs, see valmistab teda nagu hästi ette ja isegi meie see nii-öelda tugiteenuse pool on parem kui seal USAs, aga seal ongi see, et kui sa oled nii-öelda suures konkurentsikeskkonnas, aga siis ei peagi nii palju võib-olla tugiteenusele rõhku panema, et sa pead teda niimoodi nagu kätel kandma, et seal lihtsalt konkurents paneb kõik paika. Et kui kukud ära ja kogu lugu, et me teeme seal mingeid õigeid asju ka aga kindlasti tahaks, et see oleks veel paremini mehitatud, aga tuleb olla ka realistlik, et ega eduvalemid on kõigil erinevad, et me ei saa kõiki sinna panna ja öelda, et nüüd hakkab tulema, aga see annaks meile lihtsalt selle võimalus, et meil oleks võimalik mängida mingid kõvemaid turniire, kui meil on see nii-öelda akadeemia justkui nagu ütleme, üks spordigümnaasium kõvem ja nii edasi, et aga siin on nii palju aspekte, et lõpuks, kui seda hakata nagu üli sügavalt nagu arutama, siis me jõuame üldse Eesti spordisüsteemini ka, et Audentes võiks olla tunduvalt rohkem väärtustatud tegelikkuses. See on meie ainus nii-öelda, ma loodan, et ma nüüd ei eksi, et riiklikult rahastatud selline õppe- ja spordikeskkond, mida võiks tegelikult tõsta väga-väga palju ja lihtsalt alati on üks vastus on see raha, et ega raha ei tee keda kõnelikuks ega paremaks, aga spordist annab väga palju võimalusi. Saad öelda, et ühe präänikuna võiks olla mingi USA turnee, ma saan aru, et see ikkagi täna enam ei ole aktuaalne. Ei, kõik on. Ei saa öelda, et ei ole, aga küsimus ongi lihtsalt see, et me peame ise suutma ka nagu selle kvaliteeti hoida mingil tasandil, vaata, et sul ei ole mõtet ju minna sinna nii-öelda, et kui sul on mingi aastakäigud on väga head, siis mingid kukuvad sul allapoole, et sa pead olema mingi kindlal tasandil lihtsalt, et sa lähed ja teed oma asja alati ära, et me käisime siin, mängisime 2 aastat Cholet turniiri. Saime 50-ga. Jah. Aga see ongi reaalsus, see turniir on kõvem kui Adidas Next Generation, nii-öelda, kus need Euroliiga noorteklubid siis mängivad ja see on silmi avav. Seal mul on väga hea meel, et me seal saime käia. Kas me saame seal veel käia või me täna ei kutsuta? Meil on kokkulepe on selline, et ikkagi kui me peame võtma siis mõned noortekoondise võib-olla paremad pojad veel juurde, et minna seda taset nagu hoida. Meil ei ole mõtet minna sinna nii-öelda seda 8.–12. kohani nagu mängima. Seal ikkagi eeldatakse, et kui meil kutsutakse, makstakse seal nii-öelda koha peal mingeid asju võib-olla ka kinni, et siis me pakume nii-öelda niukest taset. Aga kas see nüüd on läinud see turniir meie käest? Ei, ta ei läinud ei ole. Selles mõttes meil on eelmine aasta me ei käinud, see aasta treenerid ei ole otsustanud, kas me veel teeme nii-öelda selle avalduse või ei tee, aga mis seal turniiri puhul ongi, et Prantsusmaa Rouen võistkond sul mängib seal turniiril 4-5 põhivõistkonna mängijad, need on mehed, meie oleme seal ikkagi niisugused poisikesed veel, et see tasemvahe on ulme. Kui me viimati käisime seal, siis U19 turniiri finaali MVP oli sellel hetkel 14-aastane Prantsuse koondise mängija, kes siis tänavu oli U16 A-divisionis meile seal tuuseldas mingisugune 20+ punkti, et see on ulme talendid on seal koos ja see on väga kihvt turniir ja mul väga meel, et meil on võimalik seal käia. Me loodame, et lihtsalt me suudame seda oma taset niipidi hoida, et me saame seal nii-öelda järjepidevalt osaleda.
Mis see number siis täna on, kui palju meil Eesti poisse kokku jala USA's maha on pannud ja täna igapäevaselt seal trennis käivad? Täpse numbri on võlguses, siin praegu veel on isegi minejaid, aga me ikkagi suures pildis räägime 20 kuskil. Need on vanuses siis 18 kuni? Paneme siis 2004 sünnid, siis on juba niisugused 21, 2, 3 aastad. 20 mängijat? Jah. Selline kogus? No praegu nüüd läks väga palju neid noori sinna keskkoolidesse. Et see ongi see, mis selle numbri siin üles lõi, nagu ma ütlesin, siin oli nii, et veel eelmise nädala alguses oli enam-vähem nii, et on 7 poissi nüüd läinud selle viimase suvega ja nüüd tuli veel paar tükki juurde, kes siis oma finantseeringuga sinna liikusid. Nii et sinna minek on massiline. Seal on, ma ei tea, mis suke nagu Johannes Kirsipuu, kui me läksime siin praegu Saarest ja Ilverist, et tagasi. Kas tema on Eesti korvpalli jaoks kadunud või? Ei, suhtlus oli täitsa olemas siin ka viimane suvi, aga... Juba siis meestekoondise perspektiivis või? Ei, seal oli nii-öelda nagu ikka abi oli mingites asjades vaja, et meestekoondise vaateväljast tänase seisuga veel ei ole. Aga mängib ikka Kossu veel? Jah, mängib. Teil on viimane ülikooli aasta ja siis on kõik. Kui palju on sul mingi nagu mudel ka sellest, ma mäletan 10-15 aastat tagusid aegu, kui mingid leedukad ütlesid, et nemad ei tahagi, et väga palju nii-öelda oma poisse sinna saata, tolle ei ole seda raha ka veel mängus ega mitte midagi. Et sealt nagu korvpallurina tagasi tulevad ikkagi vähesed, nende mõistest vähesed. Mis sa arvad, mis see protsent meil on? Ma oskan seda mitte poiste, vaid tüdrukute poole oma enam öelda, et on see drop-out on selline 75%, meil poistel on see väiksem. Aga mis see tähendab, et mis tasemel on lõpuks tulevad, eks me nüüd näeme, et kuidas siin Markus Ilver näiteks, kuidas tema tiivad kannavad ja kõik see annab nagu meile ülevaate. Et see turg on keeruline, seda taset hinnata on ka nagu keeruline. Et lõpuks, kui sul on esimeses divisionis on mingi 310 pluss ülikooli, teises on sama palju, kolmandas on vähem sama palju, siis sul on naiad, siis on junior college'id. Et kui me kõik selle kompoti kokku paneme, siis me räägime mingi 1200 sellist mingi akadeemilist asutust seal, et siis ole hea ja navigeeri seal, et siis ongi, pead Hanno Metrole helistama vahepeal küsima nagu, et mis seis on, ta teab nagu enam-vähem. Oled helistanud? Ikka on helistanud muidugi. Ta on abivalmis mees, aga ta paneb kogu oma auru Soome korvpallile, et seal on nende väljaminekud USA suunas on ikkagi, ma julgen öelda, 90% on Hanno Möttole käsi seal nagu mängus ja see on ka see, et mismoodi neil on natuke lihtsam mõjutada neid mängijaid sinna koondiste juurde ka. Hanno Möttole käsi on selles mõttes sees, et tema helistamise peale nii-öelda tõstetakse toru ikkagi kiiremini kui meil siit keegi helistab. Meil ei ole sellist nii-öelda persooni. See on suur mure. Ja, eks ikka on, muidugi. Aga on taustatööd on tehtud ja mõni mängumees, kes siin on läbi USA nii-öelda jätkuvalt korvpalli juures ja kui karjääri hakkab joont alla tõmbama, siis on meil ka nii-öelda lootust, kui inimene ise on valmis nagu panustama. Samamoodi siis ka ikkagi temasugune mees, ütleme, suudab ka neid noori. Kui suur see number soomlastel on, kes sinna ülikoolidesse lähevad siis? Ma seda ei oska isegi öelda, sest nendel põhimõtteliselt puudub Euroopas minek on mega minimaalne. Me räägime noorte koondiste tasandil äkki mingisugust, ma loodan, et ma väga puusse pane, kui 5 mängijat on Euroopas väljas, siis see on päris nagu üllatav. Noori, ja ülejäänud kõik põhimõtteliselt liiguvad siis seal keskkooli lõpus USAsse või siis nüüd minnakse juba sinna preppidesse ka. Ehk tegelikult, kui me vaatame Soome koondist tervikuna, mismoodi nad esinevad, mismoodi see kõik üles ehitatud on, mismoodi see käib, siis see suund pole vale. Ja muidugi ei ole vale, kui sul on oma kodukantsis on enam-vähem asjad nagu hästi. Aga see on jälle, see on suhteline, mis on nagu hästi, et kui sealt poolt uurid küsid, siis on samamoodi, et on probleeme jagub, aga me jõuame alati ühte kohta tagasi, et kui sul harrastajate hulk on piisavalt suur, siis sa leiad need terad sealt üles ka, et see on see, mida meie peame nagu parandama, aga ma ütlen, seal on treenerite küsimus, kõik asjad, et kuidas me jõuaksime nagu sinna suurema harrastajate hulgani. Oleme ausad, väga palju rohkem pildis korvpall, kui see suvi olla ei saanud. Kas praegu hetkel nüüd, kui sügisel uued
treeningud algasid, uued nii-öelda hooajad algasid saalides. Korvpalliliit tunnetab, et klubid ütlevad, et plahvatuslik Kossu huvi laste hulgas on või ei ole? Veel on seda vara öelda. Keegi ei ole muidugi helistanud, et ei olnud, et aitäh, et seda ei ole olnud. Aga ei, lõpuks on nii, et siin läheb niuke paar kuud mööda, siis saab tegelikult asja selgeks, et seal on väga palju on iga hooaja alguses mingid lapsi, kes proovivad erinevaid treeninguid, et kuhu nad siis nagu lähevad. Et kui peale seda klubid ütlevad, et neil on tulnud juurde, siis järelikult on midagi nagu hästi tehtud. Et me vaatasime siin see 2015 aasta EM, kui oli, siis seal on need 2007, 2008 sünniaastad. Et kas seal on mingi loogika või ei ole, et seal on... Paistis silma? Paistab antud hetkel selle 7-8 siis nii-öelda tulemuste põhjal nii-öelda noortekoondiste tasemel ja ka tüdrukutel on, et kas see on seotud selle Eurobasketiga 2015 või ei ole, seda ma täna öelda ei oska, aga kui heietada tahad, siis võid öelda küll, et see oli selle Eurobasketi töö. No ütleme, siis saame ka 2012-2013 äkki leida ülesse, kui oli Milanos. 22 sa mõtled? 22, ja ei, ma mõtlen siis nagu ütleme 8 aastat siis nooremaid poisse. No, jah. On siis näha mingid laineid? No vara veel, need on liiga varad. Kas on meil nagu... ikkagi tuleks suur laine, on meil nagu pakkuda ka midagi lihtsalt peale koos käimise või jääme ätta? Ei, selles mõttes, et suur laine kui tuleb, siis klubide tagaside järgi kindlasti on meil murekoht treenerid, meil ei ole neid nagu piisavalt. See on koht, mida parandada, kas nüüd treeneri töö on kõigile see, et on jube atraktiivne ja tahad seda teha, sest et lõpuks sul on tõenäoliselt tavaline Eesti treener on ikkagi nii, et ta teeb seda teise töö kõrvalt ja siis on see fookuse küsimus, et kas ta tahab seda teha või ei taha, aga me peame leidma selle võtme, et kuidas neid treenerid juurde saada. Ma ei pea kindlasti silmas seda, et treeneriks saamine peaks olema väga kerge, sest lõpuks see võrdub sellega, millise tasemega ja baasoskustega mängijad sul tulevad, kas nad on terved, mitte terved, et see kõik on niuke ma arvan, niuke orgaaniline protsess, mis ajapikku võiks paremaks minna, kui me sinna fookust paneme, et neid treenerid tuleb juurde. Aga see ei saa olla niimoodi, et kõmm meil on... Ja, seda on ka räägitud ikka juba ju kaua aega, et Eesti treenerid on ju näljapajukil ja et kas sa näed praegu isegi korvpalli sees olles, et aina rohkem ja rohkem kukub neid ära, et mitte ei tule juurde, vaid kukub ära. Ei, ma ei ütleks praegu, et neid aina rohkem ära kukub, aga kindlasti ei ole seal ka sellist tendentsi, et see oleks nii, et tohutult näeme, et iga aasta tuleb 10+ peale, et see ikkagi niuke tõuseb, langeb seal, kui Indrek... Me räägime 10+ terve Eesti peale. Tegelikult ikkagi... Ei, no seda on vähe, aga küsimus ongi jälle lõpuks selles, et kus see treener nagu alustab, mis on tema sissetulek, mis on tema motivatsioon, tänane noor inimene, kes ta peaks valima, kas ma lähen nagu treeneriks või ma teen midagi muud, siis ma arvan, ta esialgu valib midagi muud, sest nad on ikkagi suht kärsitud, neil on vaja kiiresti saada väga heasse seisu, nii finantsiliselt kui ka võib-olla on vaja mingit edulugu, et see pead ikkagi leidma need õiged inimesed. Ja ma ütlen, et ega klubidel ei ole kindlasti lihtne, aga nad teevad seda värbamist ja eks seda mudelit, ma arvan, meie ühiskond ei ole valmis, nagu on siin Skandinaavias, et lapsevanemad tohutult treenivad, et meil on ikkagi, meie ühiskond ei ole nii ükses heaolus veel, et seal tundub, et see lapsevanem tuleb peale tööd, et ta naudib seda, mida ta nagu teeb, et meil oleks see selline niuke nagu pingutus ja osad kindlasti ka panustavad. Aga see ei ole nii lihtne muutus. Aga ma kokku võtma, sa ütlesid, et teete kõik, et uus aken, MM-aken koondise, meeste koondise juures tuleks säravam. Kuidas see koondis laiali läks pärast seda viimast Portugali kaotust, et mis mulje sulle jäi? Linna peal kõlab erinevaid jutte. Ma ei tea, mis need külajutud on, aga ei, me tegime selles mõttes, läksime Tallinna lennujaamas laiali peale seda Riiast tagasi tulekut, nii nagu ikka, muusid kallid nägemist, et ei olnud mingit trotsi, mingid muresid, et hakkab see hooaeg pihta, üldiselt on ikkagi väga vähe mängijaid, kes
tunnevad, et koondisse tulek on tohutu kohustus, pigem ikkagi tullakse tahtega, et kelle jaoks on kohustus. See sõltub sellest, mis on sinu käekäik klubi juures, mis seisus sa oled, kas sa tuled vigastust välja, kas sa ei tule, mis on klubi surve, et seal on palju aspekte, aga täna ma ütlen need mängijad, kes on meil kohal olnud, nii-öelda oli see EM või on varasemalt ei saa nagu ette heita, et ma olen ka varem välja toonud seda, et tahavad tulla ka need, kes on siin sellel momendil vigastatud. Et midagi me järelikult teeme nagu positiivselt ja mis puudutab nüüd seda järgmist akent, et ikkagi püüame liikuda veel professionaalsemaks, et see staff kõik oleks nii-öelda andmas endast nagu absoluutselt maksimumi, et lõpuks, kui meie eesmärk on 2029 olla ikkagi kodupulbike ees väga tubli, siis siin viimane aeg veel vinti nagu juurde keerata, et mitte, et ma ütlen, et siiamaani oleks midagi nagu halvasti olnud, aga see EM näitab ikkagi sulle selgelt kätte, mida sa pead veel muutma. No aga nüüd mõned asjad veel. See füüsilisest rääkida. Füüsiline pool on seesama ise ka see nii-öelda koondise siis ütleme nii-öelda abipersonal, seal kõigil meil on midagi nagu juurde panna, et see asi oleks veel nagu kvaliteetsem, see sama need on lihtsad asjad, aga need on kõik olulised, see mängijatega suhtlus, käe hoidmine, mis seisus keegi on see koondise arst, on see mina ise, et me saame kõiki neid aspekte nagu parandada. Et see ongi nagu see, et mis me seal koondise juures nagu pakume, see peab olema see, et nad tahavad sinna tulla, aga samas nad teavad, et nad saavad sealt nagu ka tuge, abi ja nad liiguvad nagu edasi, et see sama näide, et hooaeg lõpeb klubis, ma tulen Eestisse, mul on koondise poolt juba kava valmis, teed oma lühike puhkus ära, hakkame toimetama, et kes tahab, teeb oma nii-öelda individuaaltreeneritega, kõik see on nagu okei, aga see on see, et me peame jõudma, et ma oleks siis nii-öelda 12 kuu profisportlased. See peaks olema meie lõpptulemus 2029. Kui novembrikuu akna peale mõelda, kas hingasite kergendatult, kui saite aru ikkagi lõpuks, et mitte ühtegi Eesti meest ei mängi Euroliigas see aasta? Ma ei oska öelda, kas selle üle peab rõõmus olema, eks ta koondise aspektis annab nagu selle, et sa ei pea seal kellegiga maadlema ja võitlema, aga lõpuks on ikkagi, mida kõrgemal tasemel meil mängijad, seda kõrgemalt korvpalli mängib lõpuks ka nii-öelda rahvuskoondis, et see on selge. Ja nii palju peab meie Eesti-Läti liiga tasandil siis seda kvaliteeti tõstma, et lõpuks, kui meil on need Euroliiga mängijad, siis tuleb nende meeste abiga jõuda sinna, on ta MM-i teine ring, on ta Eurobasket, kõik need asjad, et siis on ka korvpalli areng nagu läbi mõeldud ja okei. Kui nüüd, mõtleme jällegi ikkagi selle novembri akna peale, Kotsar on vigastatud, Siim-Sander Vene on vigastatud, kui me kogu aeg räägime sellisest, et peame mõtlema 2029 peale ja tooma seda nii-öelda nooruslikku uljust koondisse sisse. Kui palju värskeid nägusid me võiksime näha? Ma ei oska nüüd öelda, kas see aknas koha peal või mitte, aga ma arvan, nooremate poole pealt jõuame üks kolm nime küll seal suures ringis on juures, ma eeldan. Ütle ära. Loodame, et Eiko pead maha ei võta, siis on Make võiks olla üks, siis Andre ja siis on Ilver. Et need oleks, kes praegu siin paugust tulid meelde. Et siin eks hooaeg näitab muidugi, mis siit tuleb, aga need on tänased enne hooaja algust ilusad jutud. Ilusad jutud. Stefan Vaaks läks minema, on USA ülikooli juures, sealt selleks aknaks kindlasti tulla ei saa. Millised tema need lepingu tingimused ja teemad on? Mulle tundub, et see vend äkki ikkagi tahab koondisest mängida päris kõvasti. Jututasandi põhjal on tal võimalik koondise tegevustes osaleda, mis ei jää siis NCAA hooaja sisse. Suve ajal? Ehk et see on temal lepingus sees? Selle ülikooliga küll, aga nüüd ongi see, et vaata, mis hooaeg toob, et ei teki seda momenti, et liigud edasi järgmisse ülikooli, siis seal on jälle uued läbirääkimised, aga näiteks neid punkte on võimalik sinna sisse panna, et
olen olnud suhtluses siin, see jääb küll jälle sinna naiste korvpalli poole peale, aga WNBA's on selline inimene tööl, kes siis vastutab Euroopast ülikooli värbamisest ja tema on suht tuima näoga öelnud, muidugi ta on endine WNBA mängija, tal on hea lihtne paugutada, eks ju, taskud on raha täis ja mõnus on öelda igasuguseid asju, aga et ei peaks valima sellist ülikooli, mis ei väärtusta koondiseid ja kõik. Selles mõttes, et väga konkreetne õige sõnum. Täna nii palju, kui temaga siin suhtlust on olnud, siis ta alati juhib ka sellele nagu tähelepanu, mis on iseenesest väga, väga tore, aga nüüd, kui ma olen see 19-aastane, kes sinna ülikooli hakkab minema, ma olen siin mänginud varesemalt võib-olla Eesti U19 meistrikaid ja siis sa lähed sinna USA-sse, mille ülikooli linnak on sama suur või rahvaarvult kui Pärnu, eks ju, siis tahest tahtmata läheb katus sõitma ja võib-olla ei tule alati noorena kõige paremad otsused, aga meie asi on neid lihtsalt natuke üritada aidata ja juhtida, et asjad läheks õigel rajal siis. Okei, tänan sind selle jutu eest. Tööpõld on lai, nagu ma aru sain ja see, et me jõuame finaalturniirile, see ei saa olla eesmärk oma, et on vaja teha nagu asju ära ka. Jaa, kindlasti ja tänud kutsumast. Ja, selline oli tänane tunnine jutuajamine Eesti Korvpalliliidu spordidirektori Raido Roosiga. Me räägime uusi jutte juba uuel kuul, nii et kohtumiseni.